Traagiline oli Artur Sirki surm Luksemburgi üksinduses. Traagilised olid ka tema viimased, vähesed järele jäänud eluaastad peale 8. detsembri katastroofi. Ta pidi mäletama kogu aeg oma poliitilist tähelendu Eestis ja eriti 16. oktoobrit 1933, kui võideti rahvahääletus. Kui valusalt ta pidi kahetsema, et ei võtnud vastu lahkuva riigivanema Jaan Tõnissoni pakkumist temal ja Andres Larkal uus valitsus moodustada. Artur Sirk jäi ootama vabadussõjalastel lõpliku võidu kinnitust 1934. aasta kevadel. Ta ei osanud ettegi kujutada, et keegi võiks oma riigipöördekatsega neist mööda kihutada ja ebaseaduslikult valitsema jäädagi. Aga ometigi, Artur Sirk tegi midagi, mis ajaloo hämarusest ereda valguskiirena meid tänagi paelub. Mis oleks, kui kõik oleks läinud teisiti? Oma 4. saates tõime võrdluseks erinevatel aegadel Eestis kehtinud põhiseadused. Nende hulgas oli ka täna kehtiv põhiseadus. Ometi oli vabadussõjalaste põhiseadus Eesti rahvast enim usaldav. Miks see nii oli, palun kommenteerida põhiseaduse ekspertkomisjoni liikmel härra Tõnu Põdral. Mina olen oma arvamuse kujundanud enam-vähem tol ajal, kui meie viimane põhiseadus vastu võeti ja mulle tundub, et ikkagi see 20. aasta põhiseadus oleks Eestile parim olnud. Selles oleks pidanud tegema võib-olla selle sõjaeelse aja jooksul mõned väikesed parandused, aga minu arvates oli suurepärane põhiseadus. Seda töötati välja suurepäraste spetsialistide poolt, tuhniti läbi kõik Euroopa ja muude riikide põhiseadused. Tuletan meelde, tol ajal kõigil riikidel maailmas selliseid pisiasju polnudki. Ja saadi suurepärane tulemus. Väljatöötajateks olid juuraharidusega Eesti soost spetsialistid, kes olid lõpetanud kas Peterburi ülikooli, Tartu ülikooli, samal ajal õppinud ka kuskil juba mujal peale tsaari ajal, näiteks nagu Hans Piip Berliinis ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See põhiseadus valmis spetsialistide käe all ühelt poolt, teiselt poolt need samad spetsialistid olid olnud Eesti riigi tegijad ja tol ajal oli ikka selle demokraatia ja vabaduse ja selle Eesti kui riigi suure pildi nägemise võimega inimeste poolt koostatud. Mis puudutab niinimetatud vapside põhiseadust, siis ega see ka üleöö ei tehtud. Selle valmimisel osalesid juba mehed, kes olid ennast kindlustanud rahaliselt, neil olid töökohad, mis toid hästi sisse või isegi ärid mõnedel. Samas need mehed, paljud neist olid osalenud esimese maailmasõja ja vabadussõja rinnetel ja teadsid, mis vabaduse hind on ja kui kergesti see võib käest minna. Ja ikka see vabadus kisub ära siis, kui riigivõim kisub sinna diktatuuri poole, on ju ajalugu näidanud. Ma väidan, et need mehed, kes tegid 20. aasta põhiseaduse, aga ka 34. aasta variandi, et need mehed, kui me saaksime seda võrrelda, siis olid juuramaailmas selle õiguse teooria ja samas tollase maailma tundmise ja tunnetamise seisukohal üle, kui meie siin täna oleme, meie juristid. Ma ei raputa tuhka pähe, aga nii see paraku on, et meie Eesti juristidel on see raha teenimine tihti jätnud lünga selles osas, et tulla teinekord õhtul koju ja võtta mingisugused vanast Roomast pärit ürikud ette ja mõelda ja lugeda läbi kas või selle 19. 18. sajandi autorite töid ja mõelda, et kuhu ühiskond on nüüd jõudnud peale ühte väga-väga suurt sõda, esimest maailmasõda, kus mõttetult inimesi
tapeti. Ja tulen siis nende vabadussõja leitnantide juurde tagasi, kes aitasid seda koostada. Need mehed mõistsid vabaduse hinda ja sellepärast jah, kui nii võelda, on see suurepärane, aga see, et ta on suurepärane, siis hiljem on teinud ka selle põhiseaduse ründamise võimalikuks, et tundub, et nagu hästi populistlik on, et rahvas võib kõike teha ja kõiki teha, võib valitsuse piltlikult minema kihutada ja nii edasi ja sellega rikkuda siis stabiilsust ühiskonnas. Või teiselt poolt, et kui siis rahva ette tuleb üks hull või selliste äärmuslike vaadetega inimene, nagu ikka juhtus tol ajal ka suuremates riikides kui Eesti, siis võib selline põhiseadus tõesti olla ohtlikuks rahva ja riigi püsima jäämise aspektist. 38. aasta põhiseadusest ei ole suurt midagi rääkida. 2 aastaga või vähem kui 2 aastaga ta välja töötati välja olukorras, kus see kogu, kes selle põhiseaduse projekti välja töötas ja vastu võttis, selle kogu liikmed ei tohtinud koosolekuid pidada, rahvaga konsulteerida. Siseminister oli väga kuri ka näiteks selle sama minu varem nimetatud professor Ants Piibu peale, Eesti esimese riigivanema peale, et see oli Tartus kohtunud seal 6 või 8 inimesega ja koosolek ei olnud registreeritud olnud. Ma arvan, et see fakti ise juba, mis on 1000 sellisest, näitab, et mis õhkkonnas seda põhiseaduse projekti ette valmistati. Ja küllap ta ikka sellise ühe mehe põhiseaduseks lõpuks kujunes. Mis aga puudutab 92. aasta põhiseadus, siis jah, aluseks võeti see 39. aasta põhiseadus ja kõik see halb, mis seal oli, osati üle võtta või see, mida mina pean halvaks. Aga samas selle sama põhiseaduse 38. aasta põhiseaduse suure kriitikuna ma olen 92. aasta põhiseaduse apoloog selles mõttes, et täna, kui me kalendrisse vaatame, kirjutatakse 2015. See tähendab, on peale kasvanud põlvkond noori ja juba haritud inimesi, kes ei taju seda, missuguses õhkkonnas see põhiseaduse projekt välja töötati, kiire oli. Aga milliseks oleks Eesti saatus kujunenud, kui vapsid oleksid saanud võimule? No vot, see on nüüd see igavene küsimus, mis oleks, kui oleks. Ma tooksin niisuguse vastupidise näite. Oletame, et Laidoner oleks saanud surma autoõnnestusel augustis 39, siis seniajani räägitakse, oleks Laidoner elus, me oleks vastu hakanud. Ja täpselt nii see olekski olnud. Aga mis oleks siis olnud, kui oleks pätsid võimul, või tähendab vapsid võimul olnud, vaat seda me ei tea. No kui tuua nüüd paralleelne Soome näitega, Soome hakkas vastu, aga Soome oli demokraatlik riik. Niimoodi otsustas ju nende eduskonda, et tuleb vastu hakata. Aga Eesti oli siiski palju autoritaarsem vabariik, seal otsustas kitsas kildkond, mida teha. Ja kui oleks vapsid võimul olnud, oleks samamoodi see kitsas kildkond otsustanud, nii et me ei tea, mida see kildkond oleks otsustanud. Nii et see küsimus jääb igavesti ajaloolastele õhku hõljama, mis oleks, kui oleks. Ja mis oleks siis saanud, kui oleks vastu hakanud, mis siis oleks Eestis saanud, me seda ka ju ei tea. Jah, mulle tundub ka, et me ei oska öelda, kuidas oleks vabadussõjalased, kui nad oleks võimule tulnud, neil oli ju meeletu toetus rahva seas, kui nad oleks võimule tulnud, et kuidas siis sisepoliitiliselt oleks Eesti areng toimunud, mis seal siis konkreetselt oleks tehtud, me ei tea seda. Aga ühte me võime kindlalt öelda, et kui vabadussõjalased oleksid olnud
riigitüüri juures 39. aastal, no siis neid baase poleks siia küll tekkinud ja ma võin isegi päris kindlalt väita, et seda häbiväärset hääletut alistumist ei oleks toimunud. Iseasi, kas see hea või halb oleks olnud, eks. Aga lihtsalt seda ei oleks vabadussõjalased alla neelanud. See on selge ja lisaks siin veel sellele, et lisaksin juurde, et neil oli ka ei oleks tegemist olnud ju siis ka diktatuuriga, vaid ikkagi parlamentaarse riigiga ja see otsustajate pind oleks olnud tunduvalt laiem juba kas või sellepärast, eks ole. Praegu oli ju 39. aastal oli ju väga väike grupp inimesi oli, kes otsustas ja nad olid ju tugeva surve all, eks ole. Aga kui see pind on nagu laiem, no siis tulevad ka targemad otsused vahest. Et juhul, kui vapsid oleks võimule saanud, siis sellist häbi ei oleks pidanud Eesti rahvas üle elama, et ta ilma ühegi püssipauguta oma riigi annab ära käest Nõukogude Liidule. Mis teie arvate? No mina vabandan, ma olen nii loll ajaloolane ja vana inimene, et ma olen väga ettevaatlik. Võib-olla muidugi nii, võib-olla. Aga ma ei tea, ma ei ole kindel, et kas kindlasti oleks olnud nii, aga võib-olla küll. No igal juhul kindel on see, et ajaloo kulg oleks olnud kuidagi teistsugune. Teistsugune oleks kindlasti olnud, oleks küll. Jah, teil on õigus, nii see oleks olnud. Ja. Aga meie see kontrafaktuaalne ajalugu, see on alati selline kummaline küsimus ja poliitikud seda eriti armastavad, et kui oleks nii olnud, siis kuidas oleks juhtunud, aga mina mitte eriti palju, aga muidugi, et öösel, kui on voodis ja ei maga, uni ei tule, siis võib ka niimoodi mõtelda. Ja meie ju elame vabas maas, Eestis ja Soomes. Mustvalge lipu all marssisid vabadussõjalased oma liikumise legaalses järgus aastatel 1929 kuni 1934. Kadakatee haarangul leitud mustvalged käelindid aga sümboliseerigu tema veel järgnenud illegaalse eksistentsi aega aastatel 1934 kuni 1937. Kui nüüd mõelda, kas keegi neist meestest vääriks mälestusmärki, siis kes võiks see olla, kas Artur Sirk või keegi teine? See on nüüd nii ja naa, eks ta on niisugune poliitiline küsimus. Sest et praegult rahvusvahelist olukorda arvestades ei ole vist, on meil siin muud probleemid, ka hakata Sirgule mälestusmärki püstitama. Siin tekiksid mõningad niisugused, nagu juba siin varem oli juttu, et eks neid on ju erinevatest aegadel ka fašistideks peetud või ja siukest asja uuesti üles soojendada, mis saaks veel parem olla. Nii et vapside saatus ongi jääda sellisesse ajaloodusse, ei tahetud neist Pätsi ajal rääkida ja nõukaajal samamoodi ja ega praegugi nende meenutamine on keeruline. Nõukaajal oli ju lausa, ma olen siin lugenud mõnigi ülekuulamisprotokolle, seal on erinevad terminid, üks on kaitselitšik, see on siis kaitseliitlane, teine on vapsovets, see on siis vaps, nii et need pandi kohe süüdistusse kirja ikkagi, nii et nõukogude ajal teati väga hästi, kes on vapsid. Jah, kui me Sirgust nüüd mõtleme ja ausambast, siis tuleb võib-olla ka aru saada sellest, et vabadussõjalased olid küll hästi sümpaatne liikumine ja võib-olla jumal tänatud, et nad võimule ei saanud, et selle tõttu nad on meile jäänud väga puhtatena. On ju teada, et kui sa oma jala sinna poliitikasse pistad, nii siis kompromiteerid kohe ennast. Selle tõttu nad on jäänudki nii väga puhtateks, võib-olla, ma ei tea. See on minu isiklik arvamus aga mis puutub nagu ausambasse, siis võib-olla on seda palju
püstitada inimesele, kes tegelikult ei saanud midagi nagu oluliselt Eesti jaoks ju teha, eks ole. Välja arvatud see, et ta midagi tahtis, et seda võib-olla on liiga palju. Teisest küljest jälle, kuna sellest vabadussõjalist liikumisest on nii vähe räägitud, siis ausammas võib-olla oleks liiast, aga võib-olla täita see tühimik ja ütleme ausalt, see tegelikult teadmatus kaasmaalaste seas kas või, et ei teata ju sellest tegelikult mitte midagi, et võib-olla see tühimik nagu täita millegagi, mingisugused kirjutised on ju ilmunud, aga need on nii minimaalsed, et ma arvan, et me peaksime nüüd täie jõuga vaatama seda aega ja muuseas tegema ka võib-olla tänapäeva seisukohalt arvestades nüüd vabadussõjalaste nihukest, kuidas kaitsetahet ja heroilisust ja sellist, mis meile praegusse aega nii väga vajalikud on. Et me nagu sellel alal nagu töötaksime, aga mis puutub nagu vabadussõja monumentidesse veel, siis ju Pitka on ausammas ja tema on ka ju mõnes mõttes vabadussõjaline, kuigi ma saan aru muidugi, et ausammas on tehtud Pitkale kui praktiliselt vabadussõja kangelasele, eks ole, kes organiseeris siin laevastiku sedavõrd kuivõrd ja soomusrongid on ju tema teene ja kõik nii edasi, samuti on ju ta ka siin teadmata kaduma läinud ju 44. aastal, eks ole, võitles kuni viimseni, kui päris aus olla, et ta on tõesti väärt ausamast. Sirgu puhul võib-olla on seda natuke liiga palju öeldud, mul on kahju, et muidugi ajalugu käitus Sirguga nagu ta käitus, tõepoolest, ta on mulle väga sümpaatne ja ta oli suurepärane oraator ja kõik nii edasi. No, läks nii, mis sa teed? Rahva mõtlev enamus võiks kõigepealt teada saada, et mida need mehed, kellel täna ausambad on, valesti tegid. Et me peame endale esiteks julgema tunnistada, et jumalad tulid Olümposelt alla, sealt mäetipust alla, selleks, et alandada iseennast ja oma rahvast ja mis sai, seda teavad kõik, mis sai. Ja alles siis võib-olla mõelda, et kes ja mida tegi. Ma ei räägi vapsidest üldse, kui ma ütlen, et Eesti Vabariigi tegijate hulgas on teenimatult ära unustatud tosin suurtegijat, et kui küsida tänavalt inimest, keda ta teab, siis teatakse, eks selle Mursitalu perepoega, kes teab sellepärast, et ta võitles Käraka vastu, kes teab sellepärast, et Tõnisson oli Koodi Jaan ja mille iganes pärast, siis teatakse veel Konstantin Pätsi, Jakob Pätsi ja Olga Tumanova poega. Ja teatakse ka siis tsaariarmee alampolkovnikut, meie hilisemad vabadussõjaaegsed sõjavägede ülemjuhatajad, kelle teod vabadussõjal olid fantastilised. Ja see on kõik. Küsida kindral Põder või Ants Piip, öeldakse Nestsevost, ma ei tunne teid või ma ei tunne teid. Nii et neid mehi on palju. Ants Piip, keda ei saa süüdistada isegi mitte kaasa tundmises vapsidele, aga vapsidest rehabiliteerida. Need õiged mehed surid ju ära. Kui 32. aasta jaanipäeva järgses Vabas maas avaldati kindralmaar Ernst Põdra nekroloog, siis mainiti seal muu hulgas tema miljoni teene hulgas ja tema iseloomujoonte nagu huumorimeel ja kannatlikkus ja teise inimese mõtte ärakuulamise oskus. Mainiti ka seda, toodi välja, et ta oli vabadussõdalaste riiklikult mõtleva poole üks juhte. Aga tema suri 12. märtsiks 34 oli tema surnud. Ma ei tea, äkki oleks midagi muutunud, kui need mehed oleks elus olnud. Ma ise arvan, et tänulik Eesti rahvas võiks veel enne vapside liikumise aegset kindral Põdra
teeneid hinnata sellega, et iga vallavaja ees võiks olla tema pronkspüst, aga me peaksime ka rääkima, mida tegi Andres Larka, tõeline härrasmees, tõeline ohvitser, mida tegi ka Artur Sirk, aga ka need mehed, kes julgesid ta vanglast välja viia, nii nagu Dumas musketärid läksid ja tõid sõbra ära kuskilt. Nii et neid mehi on palju ja rahvas saab otsustada selle üle alles siis, kui ta tõde teab. Need mehed halle varje ei tunnistanud, pidasid lõpuni oma mustvalget võitlust. Ja üks on kindel, 1940. aastal ei oleks nad hääletult alla andnud. Just praegu, Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva lävel, tasuks meil mõelda nende üle aegade halli ämaruse kostvate pastor Elias Simojogi sõnade peale, mida ta lausus Artur Sirki haual peetud matusetalituse kõnes. Tasuks mõelda Artur Sirki kui ka kõigi teiste vabadussõjalaste peale. Ja meil eestlastel tasuks endalt küsida, miks oleme osanud me nii vähe hinnata neid mehi ja naisi, kes on meie rahva õiguste eest kaljuna seisnud. Saagu sellest saatest mitte ainult pelk rännak ajalooradadel, vaid sõnadest tahutud sammas nendele meestele ja naistele, kes meie rahva õiguse eest on kaljuna seisnud. Olgu sangarite püha mälestus igavene ja näidaku nende võitlus meile teed iseseisvuse rajal. Aitäh teile saadet vaatamast, aitäh kaasa elamast, aitäh kaasa mõtlemast.